HP-l on väga julged väljaütlemised, et uus Dragonfly süler on kergem kui õhk. See on ilmselge liialdus, sest õhk on ikka väga kerge. Aga kui turunduslik BS kõrvale jätta, saame aru, et Elite Dragonfly on tõesti kerge, kaaludes meie konfiguratsioonis suurema akuga vaid 100 grammi üle 1 kilogrammi. Hoolimata oma kergest kaalust on sellel üllatavalt võimekas riistvara. Dragonfly on HP EliteBook äriklassi tooteseeriast, kuid sihib ka kodukasutajaid, kes tahavad omale kerget, kuid võimekat sülearvutit. Tere, mina olen Marko ning täna üritame aru saada, kellele on see ligi 2000 eurot maksev sülearvuti mõeldud ning mille pärast selline hinnanumber. Konkreetse sülearvuti saatis meile tutvustamiseks arvutipood Digistep Pärnus. HP on oma laptopide välimusele juba aastaid rõhku pannud ning toob nüüd sarnast disainikeelt ka äriklassi seeriasse. Dragonfly Magnesium korpus on tugev, kuid kerge ning selle matt sügavsinine värv on rafineeritud ning stiilne nagu harjatud alumiinium. Minu lemmik mattpindade puhul on see, et neid ei kogu nii räigelt sõrmejälgi, nagu seda läikivad seadmed teevad, nähes siis rõvedad välja ja olles seega ebapraktilised. Dragonfly teeb eriliseks ka see, et selle materjalid on keskeltläbi üle 70% taaskasutatud. Näiteks klaviatuur on tehtud vanadest CD-plaatidest, et olla sealjuures ka tagant valgustuseks läbipaistev. Hoolimata küllaltki suurest akust kaalub süler vaid grammi üle kilo, mis on vähem kui alguses arvasin. Arvestades, et minu 10-tolline Samsungi tahvel kaalub peaaegu sama palju, kuid HP on täismõõdus süler, millega saab ükskõik mida teha. Mõõtudelt on see umbes 30x20 cm ning paksust 1,6 cm ning HP suutis ekraanile jätta hirmuäratavalt väikesed ääred, mahutades ära 13,3-tollise ekraani suhtega 86%. Lisaks on tegu 2:1 seadmega, mis tähendab, et kasutatav ka tahvlina. Just see 2:1 ongi HP-le toonud konkreetse seadmega mitu maailma esimene tiitlit. Külgedel on hoolimata paksusest alla 2 cm täismõõdus HDMI, 3,5 mm kõrvaklapipesa, 2 ülikiiret Thunderbolt 3, millest mõlemat saab kasutada laadimiseks. Teisel poolel on standardmõõdus USB 3.1, power nupp ning SIM-kaardi pesa, mis tulevikus saadaval ka 5G-na. Sedavõrd väikese seadme kohta on kõlarid väga head. Bang & Olufseni kirjad on seal täiesti asjakohased. Kui teised peidavad kõlarid masina alla, on HP suunanud need kuulaja poole. Loogiline, kas pole? Ning ükskõik kui produktiivne sa ka ei ole, mingi hetk ikka teed YouTube'i või Netflixi lahti, näiteks tööalase pädevuse tõstmiseks ning tegelikult on korralik heliteema. Dragonfly klaviatuur on hea, isegi väga hea. Nii õhukese klaviatuuri kohta on selle tunnetus ja klahvi teekond muljetavaldav. Olen seda nädalapäevad kasutanud ning kui tavaliselt on vajalik väikene ümberharjumine, sest kasutan 90% ajast Microsofti värdklaviatuuri, oli HP klaver väga intuitiivne ning koheselt kodune. Lisaks on klaviatuur veekindel, et ümberaetud jook ei imbuks kohe tundlikule elektroonikale. HP äriklassi sülerid läbivad ka MIL-standardi testid, mis annab vaid kindlust, et seade lihtsalt ei tundu toekas, vaid seda ka on tõestatud. MIL-standardi testide alla käib näiteks erikategooria vibratsiooni, kukkumine, tolm, niiskus, temperatuuri äärmused ja nii edasi. Tegu ei ole päris kindlasti kõige võimsama süleriga, mida raha eest on võimalik saada, kuid päris kindlasti on selle 8. generatsiooni Inteli protsessor enam kui küll igapäevasteks toiminguteks. Koos 16 GB RAM-iga annab see ka januse Chrome brauseriga 100 tääbi lahti hoida, ilma et mingit äratuntavaid tõrkeid oleks märgata. Kahjuks on RAM emaplaadile joodetud, ehk seda lisada juurde pole võimalik. Emaplaadile joodetud mälu aga ultrabookidel üsna tavaline. Positiivse poole pealt on võimalik kõvaketta mahtu suurendada kiire M2 pesa sisu vahetamisega. Normaalse kasutuse juures peab see vabalt vastu terve päeva. Kas just optimistlikku 20 tundi nagu reklaamitakse? Seda ma ei julgeks lubada. Koormustestides kestab see pigem 8-9 tundi, mis on tegelikult väga hea tulemus. Kuid enamus ajast peaks selle sihtrühm vähemalt aku pealt surfama veebis, kirjutama dokumente ja nii edasi, ehk usutama mõistliku koormuse juures pigem 12 tundi. Toetatud on ka kiirlaadimine ehk 50% akumahust saavutatakse vaid 30 minutiga. HP Elite on äriklass
Seega, siin on rõhku pandud tugevalt turvalisusele. HP SureStart jälgib käivitusprotsessi ja BIOSi kahtlaste toimingute osas. Veebikaameral on olemas privaatsusnupp ehk lihtne katik ning keegi ei pea teadma, kas sa konverentsi kõne ajal tegelikult pükse kannad või mitte. Kasutamiseks on tarvis küll küüsi, aga see lahendus töötab, mis on kõige tähtsam. Sisse logimiseks on näpujäljele lisaks ka infrapunaga näotuvastus sarnaselt iPhone'ile ja Huawei'le, mis märksa turvalisem kui lihtsalt kaamera pildiga lahti lukustamine. Osadel mudelitel on ka SureView ekraan, mille käivitades muutub pilt nurgalt loetamatuks. SureView ekraan on ka 1000 nitise eredusega ehk loetav ka suvise päikese käes. Meie demomudel on 4K ekraaniga ning sellest poole nõrgem ehk võrreldav keskmise süleriga ning saadaval on ka niinimetatud ökoekraan, mis kasutab vaid 1 vatt energiat, olles seega akule eriti sõbralik. Süleriga on kaasas ka antiviirus, mis säästab sind lisakulutustest ning HP turvaomaduste kohta saad täpsemalt vaadata meie varem tehtud videost, mille link tuleb i-tähe alla ja alla kirjeldusse. Kaasas on ka pliiats, mis töötab väga hästi selle ekraani kombinatsiooniga. Tunnetus on väga hea, võrreldes mõne teise brändiga, mille puhul jäi selle hulga eesmärk üsna segaseks. Ehk siis seda tahvlit on mõnus kasutada näiteks joonistamiseks, kirjutamiseks, märkmete tegemiseks. Laadija on kiire ja võimas, täites poole akust vaid 30 minutiga. Ning kaabel on korralikult punutud mis iganes materjalist, kuid hipsterid oleks kindlasti õnnelikud, kui sellest oleks tehtud nende kampsun. Ainus, mis seda tüüpi laadijatel võiks olla, on kuskil külje peal lisa USB pesa, mis võimaldaks samal ajal näiteks telefoni laadida, ilma et süleri enda porte peaks täitma. Sarnane lahendus on kasutusel näiteks DJI droonide laadijal, kus ongi pane aga kaabel sisse ja lae. See on sulle, kui sa reisid palju ning kaal, suurus on sulle määravad. Hea välimus on boonus ning akukestus on oluline. Samuti sobib ka neile, kes soovivad lihtsalt ilusat sülerit või neile, kes pidevalt online'is peavad olema. SIM-kaardi pesa ja pikk akuiluiga vaid toetavad seda. Sul ei ole seda sülerit mõtet vaadata, kui su eelarve on piiratud, kuna tegu ei ole suvalise plastikust säästuarvutiga, on ka hinnanumber vastav. Või kui sa vajad igapäevaselt graafikakaarti. Photoshopiga saab see arvuti vabalt hakkama, kuid 3D projektidega ja mahuka videotöötlusega võib see natukene hätta jääda. HP EliteBook sülearvuti saab osta endale edasimüüjate juurest nagu Flex, Telia, Digistep, laptopid.ee. Kui sulle see ülevaade meeldis, pane like, sest see meeldib YouTube'i päkapikkudele. Samuti on abiks subscribe nupu mulgustamine ja kommenteerimine, millest sooviksid tulevikus, et videoid teeksime. Videot salvestame nagu ikka Canoni tehnikaga ning oma teadmistega aitas meid loovagentuur Must Post. Kõik lingid kirjeldused leiate video alt.